Nii, tere tulemast, armsad õpilased! Täna me uurime midagi väga-väga põnevat. Seda, mis toimub meie enda keha sees. Kas te saaksite korraks panna oma käe õrnalt oma kõhule? Just nii. Kas tunnete? Teie keha teeb seal sees iga päev tegelikult väga suurt tööd. Ja täna me räägimegi seedeelunditest. See on üks veidi keeruline sõna, eks? Aga just need elundid aitavad meil toitu süüa ja tänu neile me saamegi jõuda, et koos õppida ja vahetunnis mängida. Okei, hakkame siis pihta. Mõtleme korraks, mis tegelikult juhtub selle maitsva oonaga, kui sa selle katki hammustad ja alla neelad. Kuhu see õun kaob? Kujutage ette, meie keha sees on üks hästi pikk ja täiesti salajane rada ja toit teeb sel rajal läbi ühe tõeliselt pika ja põneva reisi. Vaadake nüüd seda pilti. See siin on nagu meie keha maakaart. Näete seda poissi pildil? Toiduteekond algab täiesti ülevalt, meie suu juurest. Ja siis, vaadake, liigub toit justkui mööda pikka toru malla, otse kõhtu. Kõik need erinevad värvilised osad, mida te siin pildil näete, teevad iga päev sõbralikult koostööd. Tänane plaan on meil selline. Esiteks, vaatame, mis need seedeelundid üldse on. Teiseks teeme esimese peatuse suus ja söögitorus. Kolmandaks, uurime magu ja tema abilisi. Neljandaks, vaatame, kuidas pikk bensool meile jõudu annab. Viiendaks, jõuame jämesoolde ja reisi lõppu. Ja kuuendaks, kordame koos ühe uued ja tähtsad sõnad. Lähme edasi. Niisiis, esimene osa. Mis need meie seedeelundid siis on? Kuidas saab toit meile energiat anda? Sinu keha on tegelikult nagu üks suur ja tark masin ja see toiduteekond võtab päriselt ka aega. Näiteks, suus on toit umbes 15 sekundit. See on sama kaua, kui me loeme koos 15–10. Söögitorus on ta väga-väga vähe aega, aga maos, seal on toit lausa 2–4 tundi. Peensooles jälle 1–4 tundi ja jämesooles isegi 10 tundi. 10 tundi on ju sama pikk aeg kui terve sinu ööuni, ehk siis keha teeb tööd isegi siis, kui sina rahulikult magad. Nüüd, aga teine osa, meie toidu esimene peatus, suu ja söögitoru. Kõik koos, näidake palun näpuga, kus on teie suu. Tubli! Esimene samm on see, et me närime toidu oma hammastega hästi katki. Teine samm, sülg, see on see vesi meie suus, teeb toidu mõnusalt pehmeks. Ja kolmas samm, me neeme toidu alla. Ehk siis näri hoolega ja neela. Aga mis saab pärast neelamist? Vaatame pilti. Toit läheb siia pikka torru. Selle toru nimi on söögitoru. Söögitoru on tegelikult natuke nagu pikk liumägi lasteaias. Toit lihtsalt sõidab sellest liumäest vust otse alla kõhtu. Jõuamegi kolmanda osani. Magu ja tema väikesed abilised ehk seedenöred. Kujutage nüüd ette ühte suurt ja pehmet kotti. See ongi sinu magu. Maas ootab toit päris kaua, umbes 2–4 tundi. Magu töötab nagu üks natuke aeglane pesumasin. Ja seal maas on ka üks eriline vesi, mida me kutsume maanõreks. See vesi aitab toidu teha täitsa pudruks. Tänu sellele pudrule saabki meie keha toidust hiljem energiat võtta. Aga maal on ka abilisi. Vaadake seda suurt pruuni osa siin pildil, selle nimi on maks. Ja maa all peidab ennast üks väike roheline osa, see on kõhunääre. Need kaks on nagu meie keha väikesed tehased, nad toodavad sellised erilised vedelikke, mis aitavad toitu veel ja veel pehmemaks teha. Nii, 4. osa. Räägime pikast peensoolest, mis annab meile eluks jõudu. Kui toit on maas valmis, liigub see edasi peensoolde. Peensool on keha siis keerdus, natuke nagu pikk aiavoolik. Kas te teate, kui pikk see on? See on lausa 6 meetrit pikk. See on peaaegu sama pikk kui terve meie klassiruum siin. On ju uskumata, et nii pikk asi mahub sinu väikse kõhu sisse peitu. Nüüd aga üks väga tähtis küsimus. Kuidas see toit siis meie verre saab? Kuidas see hommikul söödud maitsev juustuvõileib annab sinu jalgadele jaksu kiiresti joosta? Mõtleme korraks koos. Ja siin ongi vastus. Peensoole sein on tegelikult nagu pehme švamm. Kõik head toitained imetakse sealt otse meie verre ja veri, kujutake ette, on nagu 1000 väikesed autod. Need autod võtavad hea toidu peale ja sõidavad igale poole kehasse laiali, sinu kättesse, sinu jalgadesse ja muidugi ka aiu, et saaksid hästi mõtelda. Olemegi jõudnud 5. osani. Jämesool ja meie toiduteekonna lõpp. Tegelikult on nii,
et ihan kõike toitu meil kehas vaja ei lähegi. See, mis üle jääb, liigub nüüd jämesoolda. Siin teeb keha nii, et joob ära kogu toidu sees oleva vee ja see, mis päriselt alles jääb, on lihtsalt jääk. Meie keha ei oska seda enam kuidagi kasutada. See pakitakse seal kenasti kokku. Vaadake palun seda jämedat trullist toru siin allosas. See ongi see jämesool ja siin täiesti all on pärasool. See on toidu teekonna kõige viimane peatus. Kui see vana ülejäänud toit jõuad sinna, siis sa tunned, et pead minema tualetti. Näete, kui uskumatult tark ja tubli meie süsteem ongi. Ja lõpetuseks 6. osa. Kordame koos üle need kõige uuemad ja tähtsamad sõnad, mis me täna õppisime. Meie esimene uus sõna on soolestik. Ütleme koos soolestik. See on meie seede-eelundkonna osa, mida toit läbib kõige viimasena. Soolestik tähendab tegelikult peensoolt ja jämesoolt koos. Ehk siis need pikad torud kokku ongi soolestik. Teine väga tähtis sõna. Peensool. See on see seede-elund, kus toidust imenduvad verre kõik meile vajalikud toitained. Mäletate, see on see pikk 6 meetri pikkune toru. Just siit me saamegi oma jõu ja energiat, et elada. Ja 3. sõna on jämesool. See on seedeelund, kuhu liiguvad edasi kõik need seedimata jäänud toiduosad. See on meie toiduteekonna viimane natuke paksem toru. Võib isegi öelda, et see on nagu meie keha puhastusjaam, kus on koos kõik see, mida kehal enam vaja ei lähe. Kas pole mitte tõeliselt imeline, kuidas meie keha seda kõike teeb? Iga kord, kui sa midagi sööd, teevad sinu hambad, sinu magu ja sooled väga suurt ja tähtsat tööd. Sa ei pea ise sellele isegi õtlema, kõik toimub iseenesest. Teie keha on nii tark. Nii et palun hoidke oma keha ja püüdke süüa tervislikult. Suur aitäh teile, et te täna koos minuga õppisite ja nii tublisti kaasa mõtlesite.